minu jaoks juhtimine eelkõige on selliste inimese jaoks vastuvõetavate ja huvitavate eesmärkide püstitamine, mis samas tagaksid just nimelt organisatsiooni eesmärkide täitumise. Ehk siis eesmärk peab olema selline, mis kaasab inimest, võtab ta nagu selle eesmärgi rongi peale. Edasi on juhtimine puhtalt see, et kui see eesmärk on hästi säätud ja see tähtaeg on pandud, kus see eesmärk peab olemas olema, siis on vaja olla hästi avatud sellele, et kõik probleemid, mis selle tee peal tekivad, jõuaksid sinuni ja sa suudaksid neile kaasa mõelda ja lahendusi otsida. Ehk siis inimesed on väga head oma eesmärke täitma, kui neid toetada selles. Ja ei tohiks nagu, ma püüan vältida seda, et mis mul on küll väga loomuses, kui ma oma isiklikku profiili vaatan, nagu ma püüan vältida seda, et ma sõidan ise nende rongi. Ja seda ei tohiks nagu teha ja ma proovin seda nagu ka mitte teha nii väga. Et see juhtimine eelkõige on see õige eesmärgi leidmine, õige eesmärgi seadmine, inimesele silma vaatamine, et ta on sellest mõistnud, seda aru saanud ja võtab selle omaks ja tahab seda teha. Edasi olla valmis teda aitama selles, et ta seda tehtud saaks. Sinu käest on huvitav küsida, sa oled näinud erinevaid organisatsiooni, tõesti seinast seina ja oled niisuguses ka tulevikku vaatavas äris, et kuhu see juhtimine liigub? Et kui sa näiteks mõtled edasi oma arengu peale 5 ja 10 aasta peale, et saad sa nendes asjades paremaks, mis sa teed või mõtled sa või näed sa ka seda, et juhi käitumine, juhi roll võib isegi olemuslikult muutuda? Siin on see uskumus individuaalse põlvkonna peale, eks ole, tuleb seltskond inimesi, kes suudab omavahel, ma arvan, et 20-30 aasta pärast võiks see nagu organisatsioonina kuskilt välja paista, et kus suudavad omavahel hakkama saada põhimõtteliselt ilma juhita, kes suudavad kokku leppida eesmärgis ja kokku leppida tegevusplaanis ilma, et seda koordineerida. Nii et ma arvan, et võib juhtuda, et see muutub veel minu elu. Mis siis juhtuda? Mis oleks siis sinu roll või mis sa siis teeksid? Ma hirmsasti tahaksin loota, et ma oskan sellises kohas olla ka, sest see tundub nii ilus. Ma hirmsasti tahaks loota, et mulle õudselt meeldib olla meeskonnas, mis töötab ja millel on selline kooskõla olemas. Ma ei pea seda ilmtingimata juhtima, ma ei pea olema seal ees ja sõitma seda rongi, vaid et mulle hirmsasti meeldib ka sellises meeskonnas olla ja tunnetada seda õlgõla tunnet, et lähmegi ja teemegi. Ja selles mõttes ma usun, et mulle meeldiks olla seal, ma ei tea, kas ma sellega hakkama saan. Seda ma ei oska praegu öelda. Teine asi, kui nüüd sa lähtsid sellest tehnoloogiast ja mõtetest, et kuidas tehnoloogia võib muuta kõike seda. Siin on 2 sellist trendi, mida ma usun, et teineteist natukene nagu vastuoluliselt mõjutavad, aga üks trend on see, et toimub selline suur siis koostöömudelite vormimine, mis võimaldaksid töötada koos kust iganes, millal iganes. Ehk siis, et mina teen ettevõtte ja võtan endale inimese Taiwanist ja siis Lõuna-Aafrikast ja Mehhikost, sest nad on kõige vahvamad inimesed, kellega mulle meeldiks koostööd teha. Ja mul on olemas kõik vahendid selleks, et need inimesi leida, kes oleksid need kõige vahvamad. Et see üks mõte või viis on siis selles, et läheb hästi kaugele see asi ära ja sa ei näe neid inimesi, sa ei taju neid enam sellisel kujul füüsilises maailmas. Ja võib-olla sa üleüldse teedki oma äri sellesse Second Life'i ja sul on nagu 10 avatari ja võib-olla 2 neist on sellised, mis on üks füüsiline isik. Ja sa maksadki ühele isikule 2 korda palka, sellepärast, et ta suudab 2 avatari nagu juhtida. Et see on kindlasti huvitav mõte. Teine on see, et ma arvan, et see tänane turg, see globaliseerumine teisest küljest juhib sinna poole seda ärimaailma, et pigem hakkab edukas olema ja võimalik olema selline edu, kus sa oled hästi väike, sul on mingi oma sõpruskond, täiesti füüsiline ülikooli ajast saadik nagu koos kogu aeg iga õhtu nagu õlut joonud ja teed oma mingi niši äri ja sa suudad sellega edukas olla elu lõpuni. Sest seda niši, mille sa välja töötasid, sa suudad seda müüa lihtsalt niivõrd paljudesse kohtadesse, et see äri ei saa nagu otsa kohe. Et Eestis saaks kindlasti otsa, Raplamaal saaks veel kiiremini otsa ja Rapla sellises nagu linnas olekski vist seda. Jah, see nagu oleks täitsa null. Ehk siis see on nagu teine trend, mida ma usun, et seal juhtimine on selline järjest väiksema tiimi juhtimine on olulisem ja järjest dünaamilisema tiimi teisest küljest, et ma arvan, et sellised suured, hästi arhailised sellised hierarhiad ikkagi ei ole jätkusuutlikud pikas perspektiivis ja kuna hierarhia ei ole jätkusuutlik, siis niisuguse suure organisatsiooni mudelit, mis oleks toimiv, dünaamiliselt ja oleks nagu kiiresti liikuv, ma täna veel ei ole näinud või lugenud, et mis see oleks.
Seetõttu ma arvan, et edukus hakkab olema sellises dünaamilisuses, kiiresti nagu muutuvuses ja seetõttu väiksed tiimid on rohkem olulised kui suured tiimid.